Trump lahkus Valge Maja kabineti koosolekult, kus Kuuba oli surve keskmes, mis ei tundu enam pelgalt sõnakõlks. Sel neljapäeval, 2026. aasta 28. mail, näitab Washingtonis toimuv valmisnimekirja Castro režiimi vastu. Marco Rubio osutab KSA-le kui diktatuuri majanduslikule südamele. Pentagon hoiab võimalusi laual ja Valge Maja käsitleb saart kui otsest ohtu vaid mõne miili kaugusel Floridast. Sihtmärk ei ole Kuuba rahvas. Sihtmärk on kommunistlik struktuur, mis kontrollib raha, sadamaid, hotelle, panku, ettevõtteid ja sõjalist jõudu. Samal ajal kui elanikkond seisab silmitsi elektrikatkestuste, nälja, hirmu ja põgenemisega. Trump valmistab ette rasket poliitilist otsust, Rubio pani vastutavate isikute nimed lauale ja Havana sai aru, et vestluse toon on muutunud. Mida Trump kohtumisel nägi? Miks sattus Kuuba nüüd kriisi keskmesse? Kuidas Castro režiim muutus? Kas nad reageerivad, kui surve muutub reaalseks? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Teema sai jõudu juurde pärast seda, kui president Marco Rubio käsitles avalikult saare olukorda, tuues välja KSA, Kuuba sõjaväega seotud ärigrupi, kontrolli suure osa majanduse üle. See on valmis nimekirja keskne osa. Asi ei ole ainult surve avaldamises ega Kuuba kui riigi karistamises, vaid selles, et sihikule võetakse need, kes kontrollivad raha, kaitsevad kommunistlikku eliiti ja hoiavad elanikkonda kinni katki läinud süsteemis. Trump ei läinud sellele kohtumisele, et korrata vana fraasi kommunismi vastu. Ta lähenes sellele valitsusloogikaga tuvastada režiimi võimukeskus, isoleerida selle tegutsejad, survestada nende rahastamisallikaid ja hoida Ameerika jõudu hoiatuseks. Valge Maja teab, et Havana püüab müüa normaalsuse kuvandit. Kuid Rubio enda kõne lükkab selle versiooni ümber, väites, et režiimi rikkus ei jõua Kuuba rahvani. Siin muutubki narratiiv. Kuuba ei paista enam ainult vana ja vaese diktatuurina. Kuubat kulutatakse nüüd kui julgeolekuprobleemi, mida juhib sõjalis-majanduslik eliit, kes kasutab oma rahva kannatusi poliitilise kilbina. Rubio kõne koosolekul oli karm, sest see tabas režiimi valusat kohta. Ta tõi välja, et Kuuba on loendamatute kommunistide käes. Ja struktuurist nimega KSA, mida Ameerika valitsus esitleb kui konglomeraati, mis kontrollib hotelle, panku, rahaülekandeid, poode, sadamaid ja strateegilisi sektoreid. See süüdistus on kaalukas, sest viib diktatuuri ideoloogilisest sfäärist rahalisele tasandile. Washington ütleb, et Kuuba viletsus ei ole juhus ega rahva süü ega ka ainult välistegurite tagajärg. Kuuba viletsust kasutab ära eliit, kes koondab võimu enda kätte ja palub siis maailmalt leevendust. Kuuba vastu koostatud nimekiri algab just sellest majanduslikust rünnakust. Trumpi valitsus oli juba laiendamas sanktsioone Kuuba sõjalise struktuuriga seotud isikute ja ettevõtete vastu. See strateegia siib otse mehhanismi, mis režiimi seespoolt toetab. Eesmärk on piirata juurdepääsu, paljastada tegutsejad ja tõsta poliitilist hinda. Ja teha selgeks, et kommunistliku aparaadiga seotud äritegevus võib muutuda sihtmärgiks. See paneb ettevõtjad, pereliikmed, vahendajad ja välisliitlased valvsaks. Need, kes on aastaid elanud režiimi varjus kaitstuna, peavad nüüd kaaluma, kas tasub edasi kanda Havana koormat. Teine samm puudutab õigussüsteemi ja migratsioonivaldkonda. Viimastel päevadel on Kuuba eliidiga seotud nimed hakanud ilmuma Ameerika Ühendriikides algatatud menetlustes. Hades Lastres Moreira juhtum, kes on KSA mõjuka juhi õde, pälvis tähelepanu pärast seda, kui Ameerika võimud tühistasid tema alalise elamisloa ja tõid välja tema seosed režiimiga. Samuti levis teave Alina Rosalesi kohta, keda esitleti kui Ulises Rosales del Toro tütart, kes oli varem Kuuba sõjaväeaparaadi mõjukas tegelane ning kes peeti Ameerika Ühendriikide territooriumil kinni ebakorrapärase migratsiooniseisundi tõttu. Need juhtumid toetavad arusaama, et Trump ei vaata ainult Havana poole. Ta vaatab nende inimeste võrgustikku, kes nautisid režiimi privileege, otsides samal ajal varjupaika Ameerika Ühendriikides. Sõjaline aspekt paistab nimekirjas kõige raskema varjuna silma. Ringluses olevad uudised viitavad sellele, et Pentagon veetis kuid piirkonnas jõude paigutades, mereväe kohalolekuga Kariibi merel, õhuluurega ja erinevateks stsenaariumiteks valmis olevate võimalustega. Paigutatud jõud muudab vastase käitumist juba enne mis tahes tegevust.
Trump tegutseb täpselt selles ruumis. Lennukikandjate kohalolek Kariibi merel koos laevadega, mis suudavad osaleda surve- ja jälgimismissioonidel, toimib strateegilise hoiatusena. Kuuba režiim teab, et saare lähedal paiknev merevägi vähendab nende tegutsemisvabadust ja suurendab iga provokatsiooni kaalu. Ja raskendab katseid mängida Venemaa, Hiina, Iraani ja liitlasrühmadega Ameerika tagahoovis. Trumpi valitsus teeb selgeks, et Kuuba ei saa tegutseda vaenulike režiimide platvormina ja seejärel peituda kaitsetu väikese saare narratiivi taha. Kabineti koosolek paljastas ka sisepoliitilise teguri. Trump laseb Rubiol Kuuba teemal esile tõusta, sest sekretär tunneb seda teemat, suhtleb Kuuba-Ameerika kogukonnaga ja mõistab Castro diktatuuri sümboolset tähendust Florida ning kogu Ameerika parempoolsuse jaoks. Rubio ei esine ainult abilisena. Ta esineb kui jõulise joone elluviija, kes ühendab majandusliku surve, sõnumi Kuuba rahvale ja otsese rünnaku saare sõjalise eliidi vastu. See tugevdab arusaama, et Valgel Majal on organiseeritud poliitika, mitte lihtsalt improviseeritud reaktsioon. Havanna püüab lihtsalt ellu jääda. Režiim otsib ärivõimalusi, püüab majanduslikku avanemist müüa, räägib dialoogist ja süüdistab Washingtoni agressioonis. Aga diktatuuri probleem on see, et Valge Maja eristab nüüd Kuuba rahvast Kuuba eliidist. See eraldamine nõrgestab kommunistlikku propagandat. Kui Rubio ütleb, et ka ESA ressursid ei aita elanikkonda, lükkab ta ümber ettekäände, mida on aastakümneid kasutatud. Tavalise kuubalase jaoks jääb küsimus lihtsaks. Kui on raha, kui on hotellid, kui on pangad, kui on ettevõtted, siis miks napib toitu, energiat, ravimeid ja vabadust? Kuuba lähenemine Venemaale, Hiinale ja Iraanile on veel üks punkt, mis sundis Trumpi karmimale seisukohale. Washington ei näe Havannat enam ainult piirkondliku probleemina. Nad näevad seda kui osa võrgustikust, mis võib teenida Ameerika Ühendriikide huvidele vastandlikke eesmärke. Seetõttu omandab valitsuskabineti koosolek suurema tähtsuse. Castro režiimil on praegu vähem manööverdamisruumi. Sisemajandus on kurnatud, elanikkond elab pidevas kriisis. Eliit on kaotanud võime oma privileege täielikult varjata ning Ameerika surve on saanud näo, nime ja meetodi. See, mis varem tundus vana tüli Washingtoni ja Havanna vahel, näib nüüd kaasaegse poliitilise piiramisena. Just seda kabineti koosolek ka edastas. Kuuba on laual, Rubio juhib poliitilist rünnakut ja diktatuur teab, et iga liigutus võib tuua suurema vastuse. Järgmine samm sõltub sellest, kuidas Havanna reageerib. Kui režiim püüab aega võita tühjade lubadustega, võib majandussurve suureneda. Kui nad otsivad avalikku kaitset Ameerika Ühendriikide vastastelt, võib Valge Maja karmistada julgeolekupoliitikat. Ja kui sisekriis peaks kontrolli alt väljuma, on Pentagon juba valmis kaitsma Ameerika huve ja takistama, et Washingtoni vaenlased kaost ära kasutaksid. Nimekiri on valmis, sest strateegial on juba nimed, sektorid, institutsioonid ja vahendid olemas. Rubio osutas mehhanismile. Valge Maja andis suuna, Pentagon jääb hoiatuseks. Ja Kuuba režiim, harjunud pimeduses ellu jääma, peab nüüd toime tulema survega, mis ei tule ainult sõnades, vaid ka otsustes, mis võivad tabada eliiti, raha ja võimu. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõe abil hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Vajuta selle video all meeldib, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.